Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad, Autotund tagasi, stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudisteportaalist ja täna on meil väga praktiline külaline, kellele mentaalselt esitavad küsimusi ilmselt kõik inimesed, kui nad talvel liikluses osalevad. Meil on külas Transpordiameti korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Jarmo Vooglaine ja me käime läbi sellise kõiki puudutava teema, mis on teehooldus ja fookusega muidugi talvine teehooldus. Et kuidas see ikkagi sünnib, miks ei ole minu tee lahti lükatud kogu aeg ja kõik, mis seal taga on. Ma alustaks sellega, et kui meil on hästi palju teemaks siin viimasel ajal, kuidas teehoiust on kõik raha ära võetud, kuidas meie teed lagunevad, meie remondivõlg ulatub aastate pikkuseks ja see kõik on väga halvasti, siis kuidas on selle kõige kriitilisem selle igapäevase teehooldusega? Ja tere päevast ka minu poolt. Väga hea sissejuhatus, kõikehõlmav sissejuhatus. Ja kui nüüd minna kohe selle kõige kriitilisema küsimuse poole, et kuidas siis on meil talihooldega. Väga õigesti tõid välja, et tõepoolest viimase aja riigikärped on jõudnud ka korrashoidu, aga täna pigem see puudutab ikkagi suvehoolet. Talihoolde puhul võime siiski öelda, et talihoolde nagu taseme säilitamine võib öelda, et on siiski nagu riiklik prioriteet. Ja sealt nagu, kuidas öelda, nõudeid allapoole ei tooda ega rahaga vähemaks ei jää, et selleks, et võib-olla mingi siuke pilt oleks silme ees, siis ütlekski umbes niimoodi, et kui meil on selline 37-38 miljonit iga aasta kulubki riigiteede hooldusele, siis talihoole hõlmab endast umbes siukest 22 miljonit, ehk siis kui suve ja talihoole proportsioonid välja tuua, siis 2/3 kulubki tegelikult talihooldele, 1/3 jääb siis suvehooldele. See suvehoole on selles mõttes huvitav asi, et võib-olla jääb segaseks, et mida seal suvel siis üldse väga hooldada on, et kas, ma ei tea, mingit tolmu kevadeti puhutakse maha tee pealt või on siis see, et teekatte märgiseid on vaja uuendada või et mida see tähendab? Jaa, ütleme nii, et riigi korrase hanked on ehitatud üles suht lihtsale printsiibile, et meie ostame siis oma lepingulistelt partnerilt seisunditaset. Ehk see on sellised üldised seisunditasemel nõuded, mida siis hooldajad peavad täitma. On selleks siis, ma ei tea, suurim löökaukude sügavus, muud üldnõuded, ma ei tea, niitmine, tähispostide sirgus ja nii edasi. Et nagu sa välja tõid, kõik see teekatte puhtus, kergliiklusteede puhastamine näiteks, eks ju, suvine niitmine, mis on ka siuke põnev teema, millega me tegelikult praegu tegeleme. Ma saan aru, et seda proovitakse aina vähem teha, et kas saab ühe korraga hakkama või peab 2 korda tegema või peab tegema 3 korda. Tõsi, jaa, praegu tegelikult, kus suures see ongi laual, et vana määrus siis teeseisundnõude, mis reguleerib siis nõudeid, viitabki siis, kuidas öelda, teeseisundtaseme kaupa siis muru maksimaalsele kõrgusele. Täna me oleme tegelikult 3 aastat tegelikult teinud niitmise pilootprojekti, ehk siis natukene minnagi selle rohelisema mõttemaailma poole, et siis tegelikult minna kordade peale üle ja lasta ka niidu kõrgust näiteks kõrgemaks, et 3 aastat oleme katsetanud, proovime nüüd selle kuidagi määrusesse lükata. Et näiteks see on üks osa suvehooldest, mis tegelikult ka, ma arvan, et tavaliiklejad tegelikult täitsa mõjutab, et aga arvamusi on kõigile, et kellele meeldib golfimuru, kellele meeldib, kui on natukene rohkem kõrsi lilli, et see on tegelikult siuke lõppematu diskussioon ja kõigil on õigus. Eri piirkondades lähed on ka eri jutt, et Tartus nad kohe seda, kui ei ole õige muru, siis on seal kõik halvasti. Minu arust on pigem, antud juhul on ikka küsimus see, et kui see nüüd ohutust või see ohtlikkust ei suurenda, et ma ei tea, mul nähtavus kaob, eks ju, siis kuskil maantee ääres ei pea nüüd küll see golfimuru ju kuidagi olema. Kõik ju taandub ohutusele. Aga sellega seoses võikski nüüd ühe asja selgeks teha, et juba käis läbi sõna seisunditase, et mis need seisunditasemed nüüd on ja mida sellest tavaline inimene teadma peaks? Jah, nagu ma ütlesin ka, siis määrus, mis reguleerib siis kõikidel avalikel teedel korrashoidu ja seisundnõudeid, on üles ehitatud siis sellele, et teedevõrgustik on jagatud erinevateks seisundtasemeteks. Talvel on neid põhimõtteliselt määruses 4 tükki ja meie oma siis lepingutes oleme ka 4 erinevat seisundtaset kirjeldanud.
et kui hakata pihta, siis kõige nagu, kuidas öelda, vähem prioriteetsematest teedest, siis seisundtaset number 1 on meie riigi maanteedel umbes 8100 kilomeetrit. See on enamalt sellised kõrvalmaanteed, kus liiklussagedus on madal. Ja nüüd seisundtase 2, mis on sellised tugimaanteed enamalt, neid on selline 4700 kilomeetrit umbes. Seisundtase 3 on 2200 kilomeetrit, mis on juba sellised põhimaanteed. Ja meie oma siis lepingutes, korrasöölepingutes oleme tekitanud ka lisaseisundtase, milleks on siis 3+, mis on selline väga tugeva liiklussagedusega riigiteed, 3000 pluss autot ööpäevas. Lihtne näitena on Pärnu maantee, Tallinna ringtee, Pärnu ümbrus näiteks, teed, Tartu ümbrus teed, et kõik need on siis toodud nagu 3+ peale. Ja mis neid seisundtasemeid ehk eristabki, on üldnõuete erinevus, et kui kiiresti on vaja mingid üldnõuded tagada ja vast talvel siis liiklejale vast kõige olulisem aspekt on eks ju see, et kui kiiresti tehakse lumelörtsitõrje ja kui kiiresti tehakse siis libedustõrje. Et see on see, mis siis seisundtasemeid nagu eristab, ütleme niimoodi. Aga kui kiiresti siis tuleb nendel tasemetel teha need tõrjed, et seal 3+ peale Tallinna seal ringi peal, et kui kiiresti seal peab siis puhas kõik olema või üldse mida tähendab puhas? On üldse võib-olla küsimus veel oma, et me tahan minna filosoofiliseks, aga põhimõtteliselt, et mida see puhas tee tähendab? Kui on 2+2, eks ju, et kas mul peab seal minu poole peal peavad mõlemad read puhtad olema või peab üks rida läbitav olema? Või võib seal vahel olla ka näiteks vall, kuigi mõlemad read on läbitavad? Ja need kõik on väga, väga õige küsimus, eks see, kuidas öelda, mingil määral eks see filosoofiline on, kui me räägime loodusest, siis loodus on ka filosoofiline, eks ju. Aga ilmselgelt nõuded on kirjas, eks ju, kui me räägime näiteks 3+, mis on siis kõige kõrgema seisundtaseme tee, eks ju, siis seal mõnes mõttes on oleneb, et kui me räägime lume ja lörtsi tõrjumisest, siis on, kuidas öelda, määrus on toodud siuke termin nagu siis hooldetsükkel või tsükliaeg. Ja lume, lörtsi ja tõrjel on siis teema selles, et see tsükliaeg 2 tundi hakkab jooksma siis lumesaju lõpust. Ehk siis, kui lumesadu saab läbi, siis on põhimõtteliselt teehooldajal 2 tundi aega, et see lumi ja lörts sealt, kuidas öelda, siis teelt ära saada. Aga kui lund sajab 3 tundi, siis ei tähenda, et tsükkel hakkab alles algusest, vaid lõpust. Lumesaju lõpust, siis 5 tunni pärast peaks olema tee puhas. Jah, täpselt, kui me räägime lumest, eks ju. Aga kui me räägime libedusest, siis libeduse arvestus kehtib libeduse algusest. Ehk siis seal on väike nagu nüanss, et lumetõrje, lörtsitõrje korral siis hakkab nagu see tsükliaeg lõpust, aga libeduse puhul hakkab kohe libeduse algusest ja libeduse puhul samamoodi, kui näiteks, ma ei tea, meie tee ilmajaamad või hooldajama patrullkäigu sõidus registreerib tegelikult libeduse, siis 2 tunni jooksul on vaja see libedus sealt tegelikult likvideerida. Me muidugi ei räägi ennetavast libedustõrjest, mis on veel omaette küsimus. Siin käis juba üks sõna veel jälle läbi, mille puhul ma tahaks kohe minna, et mis asi on see teehoolde patrull ja kui palju neid Eestis on ja kui tihti need igal pool väljas on? Jah, patrullsõidukeid on kohustatud siis tegelikult kõik meie lepingupartnerid kasutama. Et need ei ole siis Transpordiameti oma, vaid need on hoolduspartnerid. Täpselt, et kui nagu minna nüüd natuke spetsiifilisemaks, tegelikult ongi see, et Transpordiamet kasutus siis vastutab selle eest, et kuidas öelda, seisundtase oleks tagatud ja liiklejatel oleks ohutu, aga neid töid viivad tegelikult läbi meie lepingupartnerid siiski, keda meil üle Eesti on siis, meil on 16 erinevat piirkonda ja meil on siis praegu umbes 9 erinevat lepingupartnerit, kes neid töid siis üle Eesti nagu läbi viivad. Ja kuidas nemad siis omavad seda tehnikaparki, mis on siis vajalik, eks ju, kõigeks selleks, et seda siis teed hoida sellisena, et ohutu oleks liigelda, et sa küsisid patrullsõidukite kohta, eks ju. Patrullsõidukid näiteks, mida üle Eesti kasutatakse, on 106 tükki. Et meil on umbes 17 000 kilomeetrit riigiteid enam-vähem ja selle peale siis on 106 patrullsõidukit, keda siis kasutatakse selleks, et monitoorida pidevalt seda olukorda. Ja pluss lisaks sinna siis veel erinevad abivahendid, eks ju, mis annab meil indikatsiooni selliselt, et me ei pea võib-olla teel, eks ju, olemagi. Aga kui me räägime lisaks, eks ju, üldiselt tehnikast, siis meil on näiteks üle Eesti 180 baasautot, ehk siis baasmasinad, mis on siis varustatud esisahaga, külgsahaga, puisturiga. Et sahkade puhul on põnev see, et esisahad võivad olla seal kuni 5 meetri laiused, külgsahad ka 5 meetri laiused, kui see sulle vastu tuleb, siis ta tegelikult suudab 9 meetris tee tegelikult vabalt ära lükata, eks ju. Pluss veel puisturid, et neid on meil umbes 180 tükki. Siis meil on umbes 140 traktorit, mis tegelevad põhiliselt siis nagu järelkoristusega, et eks ju, kui me räägime, ma ei tea, bussitaskutest, me räägime mingitest hargnemistest, eks ju, kus see kiirsahk, et baasauto on tavaliselt kiirsahana töötab, et ta sõidab 50-70 km tunnis, selleks, et see lumis võimalik kaugel lendaks ja teaks võimalik puhas. Traktorid tuleb pärast seda, nagu sa ütlesid, eks ju,
ennem, et kui mu tee ots on kinni lükatud ja mis siis sellest saab, et noh, selle peaks ideaalis, eks ju, traktor lahti lükkama, pluss bussipeatsid ja muud sellised keerulisemad kohad. Ja lisaks, kui olukord on väga jama, siis vahest kasutatakse ka lumetõrjel höövleid, aga see on pigem siuke erand. See on siis, kui ikka sädemeid lendab alt. See on siis, kui on juba väga jama ja tegelikult on meil lepingus ka, kuidas öelda, klauslik, kus meil on võimalik näiteks erilise hoolderežiimi puhul, kui meil ilma on tõesti ekstreemsed, on võimalik meil kasutada ka tegelikult täiendavat tehnikat, mida on veel 86 ühikut, et see jaguneb see enamalt baasautode ja traktorite vahel, et see on juhul, kui siis olukord on väga jama. Aga me rääksime sellest 3+ tasemest, et selle esimese taseme nende kõige väiksemate teede puhul, et palju seal see aeg siis on, millal need peavad korras olema, et kas ma mäletan õigesti, et või selle 12 tundi? Täpselt, et 12 tundi on see aeg, kus siis peaks olema see lume ja libeduse tõrje nagu tehtud, et üldnõuded nad natuke pikemalt kehtivad, noh, kui me räägime vallide tasandamisest, et nähtavust tagada ja ma ei tea, bussipeatsid lahti lükata, aga jah, kui me räägime puhtalt nagu lume- ja lörtsitõrjest ja libedustõrjest, see on tõesti 12 tundi kõige madalam. Aga üks asi nüüd on see, et mis on nagu paberi peal kirjas nende tundide kohta, aga kuidas see päriselus on ja kuidas seda päriselus Transpordiamet jälgib, et neid nõudeid ka täidetakse. Et ma saan aru jah, et inimesed peavad teinekord ootama, et 12 tundi läheb aega, nii on kirjas. Aga kas see pärast on 12 tunni pärast ka tehtud või on see tegelikult tehtud 18 tunni pärast? Jah, tõepoolest seda Transpordiamet siiski jälgib, et meil on ka enda siuksed, kuidas öelda, lepingulised esindajad, kelle siis vastutusala korrasöö projektijuhid, nende vastutusala ongi siis, kuidas öelda, igapäevaselt olla veendunud selles, et kuna meil on, eks ju, sõlmitud leping koostööpartneriga, lepingus on mustvalgel punktid kirjas, siis tema jälgib seda, et neid punktega, eks ju, täidetakse. Et noh, kindlasti me seda jälgime. Ja no nagu öeldud, eks ju, et alati ei pea see jälgimine olema ju nagu füüsiline, et sa sõidad kaugele kohal, et piirkond on suur, on ju, noh, oletame, et sul on ju, noh, mis me võtame, meil keskmine piirkonna pikkus 16 piirkonna peal ongi siuke 1000 kilomeetrit teid umbes, mida üks inimene haldab. Et noh, päevaga sa seda läbi naljalt ei sõida, eks ju, aga meil on õnneks ka erilise, kuidas öelda, abivahendid, millega me saame veenduda teede seisukorras. Et meil on näiteks ligi 120 ilmajaama riigiteedel, mis annavad meile väga head infot. Ma ei tea, hoiatavad jäite eest, hoiatavad libeduse tekke eest, kõike seda. Lisaks 173 D-kaamerat, mis tegelikult, kui see talvel on tegelikult asendamatud abimehed, et tegelikult sa kaamera pildi pealt isegi näed, kui on valgus õige, näed sa tegelikult kaamera pildi pealt isegi libeduse teket. Et sul ei ole vaja. Partnerid kindlasti kaamerate eest väga hea meelega ja väga ruttu ajavad kõik puhtaks. On jah, no võt seda ma ei tea, aga see võib tõepoolest niimoodi olla, aga pigem nad on tublid, et kuidas öelda, et see ei ole tegelikult lihtne töö, mida teha, et tegelikult müts maha nagu kõigi nende korrasööpartnerite ees, kes seda tööd meil teevad. Need on nüüd eraldi kaamerad, mitte need, mis välja lülitati, vaid need on need vaatekaamerad, mis ei salvesta mitte midagi, ühtegi autonumbrit, et teil on pilt alles, jah, et teil maha ei võetud. Meil pilti õnneks maha ei võetud. Teine pilt vist tuli ka juba tagasi. Meil õnneks jah, aga need on sellised kaamera, mis siis teevad pildi iga 10 minuti tagant, et nemad siis nagu siukest by default kogu aeg seal ei ketra, et nad infot nagu koguvad, et need on siuksed 10-minutilist ajaraamidega ja siis sa saadki nagu hea siukse slideshow näha, kuidas need ilmaolud muutuvad. Ma jäin nüüd sellest vestlusest ikka kohe alguses maha. Ma ei tea, kui mina juba aru ei saanud, kas Martin, sina said, et mis mõttes ma lihtsalt äkki mõni kuulaja ka ei saanud. Et peale lumesaju lõppu on nagu kohustus siis 2 tunni jooksul, eks ju, hakata sellega, aga mõnikord sajab meil mitu päeva ja selles mõttes nagu, noh, lumesadu nagu kestab, et ta nagu ei lõppegi, et millal see, noh, et kuidas see kohustus, et millal see auto peab välja minema, ma lihtsalt on näitab, see on, mis ma saate alguses ütlesin, et me hakkame mängima neid kodanikke ja õnneks meil pidi saada eelmine nädal olema, ei saanud, lükkasime see nädalasse, jõudiski olla olukord, mida kõigil oli, seal teel oli neid autost palju, täpselt nädal tagasi sõitsin hommikul kell 9 Rakvere suunas Tallinnast, see on ju põhimaante, ma ei tea, kas ta on 3 või 3+, on see 3+, nii, see lumi sadas sinna Lääne-Virumaale maha juba eelmisel õhtul, sadas sinu kandis juba õhtul. No, ma ei tea, mis päeva sa mõtled, aga seal on sadad kõvasti, hommik, 25 sentimeetrit. Ja ma sõitsin Rakvere ja nagu Rakvere suunas ei olnud sahka veel läinud, mis tähendab seda, et oli minul võimalik kasutada ainult ühte sõidurada, teine oli, ma üritasin proovisõidu Dacia Joggeriga paar korda ühest rekkast mööda minna ja ma pöörasin alati tagasi. Noh, otseselt enam lumesadu ei toiminud, et mis sellisel juhul, et millal nagu, kas see tee oleks pidanud kell 9 olema puhtaks lükatud, oleks ma pidanud nägema seal sahka? Või mul ei olegi nagu selles mõttes,
ma ütlen, õigustatud ootust, et seal oleks sahk. Väga küsimus. Ja väga siuke eluline näide, mida tegelikult elus tihti nagu ette tuleb. Ja siis lähevadki inimesed nagu närvi, et miks ma kogu aeg sahka ei näe, aga see tundus see hetk, et tegelikult tuli lumesadu ikka juba 12 tundi kestnud või möödas ja ikka polnud. Väga hea küsimus. Sa tõid selle reageerimisaja siia, aga mis veel tegelikult on lepinguliselt või isegi määruse poolt räägitud, on tegelikult lumekihi kriitiline paksus ja lörtsikihi kriitiline paksus. Okay. Et tegelikult on siuke, kuidas öelda, kui see lumesadu kestab, eks ju, siis tegelikult hooldaja kohustus on ka see, et ta, kuidas öelda, siis hindab seda lumekihi kriitilist paksust. Ja tegelikult määrus ütleb samamoodi, et näiteks esimese seisundtasemel kriitiline paksus ei tohi ületada 10 senti koheva lume puhul. Ja näiteks 5 senti, kui me räägime lörtsist, eks ju, kui me räägime 3 plussist, siis see tegelikult on juba minu arust kas 4 sentimeetrit ja 2 sentimeetrit isegi. Et tegelikult on see, et kui sellised juba, kuidas öelda, lumepaksused saavutatakse, siis tegelikult peab hooldepartner juba reageerima, olenemata sellest, kas sadu, eks ju, kestab või ei kesta, eks ju. Et see on veel siuke lisaklausel, et seal on mitmeid siuksed alapunkte, mis siis nagu reguleerivad veel seda lumekoristust, aga see olukord, millest sina räägid, et neid olukordi võib tõesti ette tulla, kus see lumekogus on suur, eks ju. Et samamoodi nagu 25 sentimeetrit tegelikult siukse, ta tuli ikka suhteliselt lühikese aja jooksul, minu arust 24 tunni jooksul äkki on. Et vahest ongi nii, et jah, tõesti need sahad ei jõuagi igale poole ja neid, kuidas öelda, ise, ja kui need tingimusi vahest rikutakse, aga selleks on meil ka omad siis, kuidas öelda, lepingulised vahendid, millega siis hooldajad korrale kutsuda, et samamoodi on meil sunnirahad, on meil mahaarvamised, et kõik see tegelikult nagu taustal käib, aga see võib-olla ei ole veel nii ekstreemne näide. Ei olnud selles mõttes, ma ütlengi, et ma rohkem nagu virisesin, et siin rolli mängida, sest tegelikult see üks rada oli sõidetav, sest ka veokad sõidavad ruttu ja kuna ta oli ka nagu lörtsine, et selles ühes rajas ei olnud üldse ohtlik. Ohtlik oli siis, kui sa satud selle veoka tuulde, see tähendab seda, et sul on esiklaas, sa ei näe midagi ja sa mõtled, et ma lähen mööda ja võt mööda minna enam ei olnud võimalik. Aga siin võib-olla tuleb selline huvitav teema, et inimeste sellised ootused sellele, et mis peaks nüüd talvel, milline see tee peaks olema ja need ootused, ma arvan, ongi nagu seinast seina, et need ongi sellised, et meil võiks ka olla tee sisuliselt puhas, on ju, ja teine asi on see, et talv ongi talv ja tõde on ilmselt kuskil seal vahepeal on ju selline adekvaatne tõde ja see kõigi inimeste jaoks on natukene erinev tegelikult see ootus. Ma arvan, on võib-olla see kokkuvõte minu poolt. Kindlasti on ja eks mõtlen, vaata, kui me räägime lumest ja lörtsist, siis me kindlasti räägime ka tegelikult haardetegurist, mida siis tuleb tegelikult tagada. Et kui me räägimegi näiteks kehtestatud nõuetest, siis tegelikult haardeteguri pool ongi see, et esimesel tasemel on see põhimõtteliselt 0,2 haardetegur ja kui me räägime kolmandast seisundtasemest, siis see haardetegur 0,3, eks ju. Ja kui me haardetegurist räägime, 0 on selline haardetegur, kus sa pidurdad, sa ei peatu ju kunagi. Ehk siis siuke lõpmatu libedus versus 1 on see, et sa sõidad vastu seina põhimõtteliselt, et see on siuke haardetegur. Ja kui me vaatame, et see, kuidas öelda, talvine haardetegur, mida me tegelikult tagame on 0,2, 0,3, siis tegelikult see on siiski libe. Aga mis on suvine haardetegur? No suvel sa ikka 0, ma ei tea, kui sa asfaldi peal pidurdad, siis siuke 0,6, 0,7 võib-olla. Korralikud paned kapperrefid alla ka, siis head slikid. Siis. Aga võt see ongi see, et kui sa öelda, et tasub endale meeles hoida ikkagi seda et ise kui me nõuete kohaselt seda täidame, siis tegelikult see tee on ikkagi libe ja sellega siiski tuleb arvestada, aga kui rääkida nagu visuaali, siis tegelikult kolmas seisundtase üldiselt on selline, et sõidurajad peaks olema jää- ja lumevabad ikkagi. Mis asju nüüd kasutatakse selleks, et teed ei oleks libedad? Et ma tean, et tihti räägitakse sellest, et parandage nüüd mind, aga Soomes kasutatakse mingit graniiti või mingit asja, mis on nii hea ja üldse ei ole libe, aga Eestis seda ei kasutata. Eestis kasutatakse soola ja liiva või mida kasutatakse? Jah, Soome tegelikult kasutab väga palju isegi liiva. Nad kasutavad ka sõelmeid sellistel ohtlikemates kohtades, kus seda seisundajast on vaja tagada, aga kõrvalteedel, kus juures Soomes kasutab tõesti väga palju liiva, see läheb sadu tonne, 100 000 tonni isegi. Meie Eestis nagu tegelikult liiva väga ei kasuta, et liiva puhul on ikkagi teema selles, et see liiv ei jää püsima, et kui me räägime näiteks, ma ei tea, jääst, siis tegelikult see liiv, ta lihtsalt jää püsima, kui sa paned palju liiva jää peale, siis ta samamoodi kaob sealt ära,
auto sõidab üle, see lendab minema. Et juhul, kui liiva kasutatakse, siis enamalt ikkagi soolalahusega. Et see on see, kui ta nagu jääb pidama. Aga võiks öelda ikkagi, et hooldajad kasutavad ka sõelmeid, vahest mingites, ma ei tea, külmemate ilmadega. No ristmikel näiteks, jah, täpselt. Ja ristmikel kasutatakse vahest ka liiva, on ju. Aga kui me räägime nagu libedustõrjest ja libeduse ennetamisest, siiski põhiline tööriist on meil siiski kloriidid. Aga kas see tööriist on sellepärast, et seal on see hinna ja sellise mõju suhe on kõige parem või kui hinnas ei oleks küsimus, siis kasutaks võib-olla midagi muud? Siis kasutaks samamoodi liiva nagu Soomes? No, väga hea küsimus. Okei, liiva puhul oli seal omad miinused. Liiva puhul olid omad miinused, eks ju, aga ütleme nii, et maailmas on tehtud päris palju uuringuid selle kohta, et mis oleks siis siuke hea libedustõrje vahend, et on igasugused erinevaid ühendeid testitud, on nad orgaanilised, on nad, ma ei tea, laboris kokku miksitud, aga lõpuks on jõudnud kaarega ikkagi sinna, et sool on ikkagi kõige parem. Esiteks ta on odav, teiseks ta on looduslik aine, eks ju. Ja kolmandaks ongi ka see, et kui me räägime, tänapäeval on väga oluline ka keskkonna aspekt, siis tegelikult sool on ikkagi, ta ei ole loodusele tegelikult ohtlik. Et kuigi on räägitud küll, et kui tohutud soolakogused loodusest lähevad, see mõjutab kindlasti, aga need kogused, mida me täna kasutame, ei ole sellised, et see nüüd tohutult mõjutaks kas pinnavett või loodust. Nii et uuritud on, otsitud on, aga üldiselt hinna mõttes sool on parim. Ma tean, et Soomes mõnedel natuura-aladel kasutatakse mõndasid siukseid muid keemilisi soolasid, mis on, ma ei tea, hinna poolest 10 korda kallimad kui tavaline sool, et nad teevad seda, aga meie täna oma, kuidas öelda, rahalistes vahendites ja ka võib-olla arengus ei ole veel nii kaugele jõudnud, et me siuksest 10 korda kallimat aseainet soolale kasutaks. See jälle enne ütlesid, et see ennetav libeduse tõrje, et kui palju, mis juhtudel ja millal seda, ütleme, just maanteedel tehakse, et ja mida see ennetav üldse tähendab? See, et varsti vist tuleb must jää, langeb siia 0 juurde või -1 peale see märjal teel või millal seda tehakse? Jah, ma nüüd mõtlengi, et saate alguses panime ka fookus, et rääkida nagu siis tavaliikleja vaatest, et ma arvan, et võib-olla kõige mõistikum oleks seda siin selgitada ka nii, et kui seda kloriidide kasutus ongi kõige efektiivsem tegelikult sellest vaatest, et me ennetame seda libedust. Tegelikult sool kui selline, ta ei sulata jääd. Ta ei sulata jääd, vaid tegelikult ta siis viib selle külmumistemperatuuri lihtsalt madalamale, ütleme niimoodi. Et ta ei lase sellel veel niiskusel, mis tegelikult sinna tee peale tekib, ära külmuda, vaid ta langetab seda külmumistemperatuuri ja jääd ei teki. Ja kui me räägime soola kasutusest, siis ongi see, et kui sul on, nagu ma rääkisin enne, meil on igasugused ilmajaama, mis suudavad anda täna juba hoiatusi, ma ütlen, riigiteede hooldajad on tihtipeale ka, ma ei tea, 80% meteoroloogid, eks ju, vaatavad neid ilmaennustusi, et kui öelda, tee võib jäätuda väga ruttu ja väga nagu, kuidas öelda, kiiresti. Et oletame näiteks, meil on pilvine ilm, 1-2 kraadi, eks ju, tee on niiske, on ju. Ei arvaks, et midagi juhtuda võib, aga näiteks kui on üks pilvelapp, kus tegelikult tekib selge taevas, siis täiesti realistlik on, et sul võibki tekkida lihtsalt teele üks laik, mis on tegelikult libe. Ja näiteks sa pead sattuda kohta, kus sul ei ole näiteks ilmajaamasid ja kui sa patrulli ei sõida, siis sa tegelikult ei teagi, et sul võib siuke koht tekkida. Ei niimoodi ju tekkida, mis meil oli see mingi 22 autoga hetk seal kuskil Tallinna ringil, siin eelmine või üle-eelmine aasta. Täpselt sama, et just kui nagu polnud põhjust, et mis nüüd juhtus, aga sellel hetkel läks ja me oleme tegelikult ju autojuhtidena kõik seda mingelt kogenud, et sõidad, saad aru, et nagu rool ei ole enam kuidagi teega ühenduses. Et tagumiku tunnetus ja saad aru, et ongi must jää tekkinud ja... Aga see ongi see, et nüüd palju lihtsam ja see soolakogus on kordades vähem, kui me lähme nagu ennetama ja lähme seda siis, kuidas öelda, vee külmumistemperatuuri alla viima kloriididega, kui see, et meil on juba jää tekkinud, siis need kogused on nagu tõesti 5, 6, 7, 8, 9 kordsed. Selleks, et hakata seda jääd nõnda nimetatud jutumärkides seal sulatama. Et vahe on ka selles, et kas sa paned näiteks soolalahust või lihtsalt kuiva soola. Et kuiva soola paned maha, auto sõidab pööle, see lendab minema. Et samamoodi, et kas märksool, soolalahus, see on see, mis aitaks nagu lõpuks jääd sulatada jutumärkides jälle, kuigi tegelikult ta hakkab vaikselt seda külmumistemperatuuri alla poole viima ja see jää hakkab vaikselt niimoodi. Need kui sa öelda, tugevate jääkristallide vahelised ühendused hakkavad siis nõrgemaks minema ja enam seda libedust ei ole, eks. Aga see valmisolek kõikideks nendeks lahendusteks peab olema igal partneril nagu olemas ka kõige kaugemas Eesti nurgas, mitte ta ütleb, kuule, mul ei ole sellist masinat, ma ei hakka ju ostma siia omal praegult
tal peab olema see, et kui tuleb käsk või ta saab ise aru, et siin on vaja nüüd seda kõige kallimat lahust, ta peab seda minema panema ja tal on võimalus. Jah, täpselt, ega selles mõttes hea küsimus, et kloriidide puhul on ka erinevaid lahuseid, ja kui me räägime kõige nagu enim kasutatavast kloriidist, siis selleks on naatriumkloriid. Et arvutuste järgi ja niimoodi ideaalmaailmas see töötab kuni kraadide -21 kraadi. Noh, see on ideaalmaailmas, kui meil ei ole tuult, eks ju, mis on segav faktor ja nii edasi. Ja sealt edasi tulevad juba muud kloriidid, et kaltsiumkloriidid ja nii edasi, mille siis töö ulatus võib isegi olla kuni -50 kraadi. Aga need on tohutult kallimad, et täna Eestis, vaadates ka nende viimase ilmasid, siis see külm on kuskil nagu vaikselt ära kadunud tegema, olgem ausad, et on väga palju sükest miinuse ja plussi vahel mängimist, aga selliseid tohutuid külmakraade, kui sellised viimased aastad me näinud pole, nii et praegu me selle naatriumkloriidiga saame nagu Eestis tegelikult hakkama, et ei ole vajadust kallimateks. Täpselt selle talve muutumisega või vähemalt see, et kuidas see viimasel ajal on olnud, et kas tegelikult see periood, millal on vaja seda talihooldust teha, on muutunud lühemaks, kas tegelikult, ma ei tea, masinaid on vaja vähem või on just see, et on rohkem seda kriitilise nulli ümber ilma, mis tähendab seda, et mõnes mõttes tuleb hoopis rohkem teha tegelikult talihooldust. Ja et võib-olla ei pea sahka maha laskmagi, aga need autod peavad sõitma ikkagi see sama kogus kilomeetreid maha. Sest me kõik teame, et kui on mõnus -5, tee läheb varsti ise puhtaks, see on stabiilne -5, see on kõige parem, peab ilusti ja sõidad melli või naastuga, pole vahet, asfalt kenasti on kuiv ja väga hea. See on kõige parem ilm. Ehk et ma ei tea, mida mõõdetakse läbitud kilomeetrid lõpuks, teete aasta lõpu statistikat või kui palju mida maha pandi, et on need talved nagu muutunud sellega seoses? No, mida võib-olla, nagu te ütlesite ka, eks ju, kõige lihtsam oleks see, kui tuleks oktoobris lumi maha, -5 ja märtsis siis see -5 läheb ära ja lumi sulab ära, et vahepeal ei tohiks midagi juhtuda, see oleks ideaalne. Kas see on see müstiline, mida räägitakse Soome kohta, mis tegelikult on ilmselt küll mingist piirist põhja poole, seal ei lükatagi, seal ei soolatatagi, et miks me nii ei tee. Et see peab olema lihtsalt püsiv lumekate. Ja püsiv temperatuur, eks ju. Täpselt, et see kindlasti aitab kaasa sellele, et see, kuidas öelda, see, esimese seisund tasemel su tegelikult, see on okei, kui sul on teelumine, sest tegelikult näiteks, kui sul on teelumine, sa saad ka seda karestada. Alussahaga täiesti okei on seda karestada, naastrehvid, kui sõidad see peal, see tegelikult karestab seda, et see pind, tegelikult lumine pind ei pruugigi tihti nii nagu libe olla. Naastrehvid, ma saan aru, on ka kasulikud mingil hetkel. Mingil hetkel tõesti, on küll, et nad karestavad, aga selles mõttes et nagu sa välja tõid, siis just tõesti see plussi ja miinuse vahel mängimine, et see on kõige keerulisem, sest need on kõige keerulised olud ja neid on ka raske tegelikult ette prognoosida. Kas neid tuleb juurde? Jaa, kindlasti, et viimased sükest paar aastat, kuidas öelda, võib öelda, et sellised 2-4 korda tuleb aastas ikkagi ette seda olukorda, kus me peame tegelikult välja kuulutama rasketest ilmaoludest tuleneva erilise hoolderežiimi, et me ei saa lihtsalt looduse vastu. Korraga tuleb selline hulk lund maha, et me ei ole lihtsalt, kuidas öelda, nii rikas riik täna, et hoida seina ääres seal, ma ei tea, lisad 100 baasmasinat. Sellist valmisolekut see reservis, ma saan aru. Täpselt, et seda, me ei ole nii rikas riik, et me täna peame ikkagi opereerima selle rahakotiga, mis meil on ja neid olukordi tekib. Aga kui me räägime näiteks nendest külmumistsüklitest aastate jooksul, siis jah, tõesti uuringud toetavad seda, et viimastel aastatel on see sulamiskülmumistsüklite arv tegelikult pigem suurenenud ja seda toetavad ka tegelikult lähiriikide statistika. Minu arust, kui ma õigesti mäletan, siis ka Rootsis on seda välja toodud, et tegelikult see külmumis-sulamistsüklite arv on suurenenud, mis tähendab, et nii teekatel on, eks ju, see kehvem ja lisaks on ka tee hooldusele see keerulisem. Ma tahtsin välja tuua just selle, et see tegelikult ju lõhub teekatet ka ju veel palju rohkem tegelikult. Ilmselgelt täpselt, et see on ka kindlasti nagu problemaatiline, et aga mõtlen, et õnneks tehnoloogia siiski läheb paremaks, et ennem sa korra küsisid ka, et kuidas nagu selle tehnoloogiaga on, et täna tegelikult, mõtlen, väga põnevaid lahendusi on, et kui me räägime näiteks soolapuisturitest, siis on täitsa täna juba AI-l põhinevaid soolapuistureid, mis infrapunaga sõidu ajal mõõdavad sul teetempi ja vastavalt sellel näiteks muudavad doseeritava soolakogust. Et põnev on isegi see, et tehti katse, võeti siuke 44 kilomeetrine lõik, pandi see tarkpuistur tööle, ta reguleeris selle 44 kilomeetri ajal 280 korda oma sooladoosi ja nad hoidsid kokku selle reisiga isegi 15% soola, mis tegelikult, kui me räägime, et Eestis kasutatakse hooaja jooksul siuke umbes 50 000 tonni kloriide, siis kui sealt 15% juba kokku hoida, siis see on kõigile sääst, räägime me, eks ju,
hooldajatest, kes ei pea nii palju soola kokku ostma, või ka loodusest, kes ei pea nii palju soola vastu võtma, eks ju. See ilmaennustusmudelid ja ma ei tea, kas te muudkui iga aasta pannakse ka piiratu eelarve, aga paneme näiteks veel X10 või X10 ilmajaama mõõdikut kuskil veel, et kas see kogu aeg areneb või on, ma ei tea, ilmaennustus. On Eesti valmis. Ma ei taha sõna öelda, kas seal on ka AI juba ütleb, et kas tuleb must jää või ei tule. No, kui sa öelda, eks plaan on jah see, et mida tihedamalt neid ilmajaamasid on, seda parem on meil tegelikult info, seda paremat teenust me saame ka inimesele pakkuda, et miks me ju, kui sa öelda, miks me seda teed hooldame, on ikkagi see, et tavaliikleja saaks ohutult punktist A punkti B, eks ju, ja täna kindlasti prioriteet on see, et neid ilmajaamasid ja kaameraid kindlasti nagu juurde saada. Et hiljuti just käis meil rääkimas ka Keskkonnaagentuur, kelle käest me tegelikult ka tellime siin talveperioodil 4 korda päevas ilmaennustust, aga ka nemad pigem ütlesid seda, et kui nüüd minna sinna ilmaennustusse, siis pigem see läheb ajas nagu keerulisemaks, sest ilmad on ettearvatavamad, et sa ei suuda nagu nii hästi prognoosida tegelikult ilma, et see pigem on nagu väljakutse tuleviks, ma arvan. Kas crowdsource'id ei saaks, et ma tean, et mingi hetke ju Lux Expressi bussid mõõtsid ka teile teed, kas nad teevad seda jätkuvalt? Kas mina kodanikuna, kui mul on täitsa ükskõik, kas mind umbes teatakse, kus mu auto hetkel asub või mitte, see ei peagi olema isiksustatud, te annate mulle väikse klotsi ja mina mõõdan talvotsa teie jaoks temperatuure ja lõpuks mõõdavad 50 000 autot, kes kõik on nõus. See on muidugi utreeritud, aga et selline tehnoloogia, et ma tahaks ka kaasa aidata. Saad väga kodutöötajad tõepoolest. Et, ei tea, ei, absoluutselt üle. Ma seda Lux Expressi bussi teadsin, aga seda, et autodele ei... Aga see Lux Expressi oma on ka hea kodutöö, selles mõttes tõepoolest põhimaanteedel sõitvad Lux Expressi bussid on optiliste, kuidas öelda, haardeteguri mõõturitega siis varustatud ja igapäevaselt tegelikult annavad infot, et optiline haardeteguri mõõtur, eks nagu nimi ütleb, mõõdab siis seda haardetegurid optiliselt, mis tähendab nagu läbi pildi ja läbi infrapuna minu teada. Et ta annab indikatsiooni, kas tee on libe, vahest ta valetab, kui näiteks jää peal võib olla mingi veekiht, siis see mõõt võib olla natuke, kuidas öelda, imelik. Aga üldiselt mingi indikatsiooni sealt saab, et kõige paremini mõõdab siis mehaaniline nõnda nimetatud seade, mille nimi on see L-trip, mis paigaldatakse masinale, kiirusel 50 km tunnis, teatud protseduuri järgi sa põhimõtteliselt lööd plokki, ja siis ta annab sul selle õige haardeteguri, mis see siis haardetegur seal on, aga tõepoolest et täna optiliselt on väga hea pildi, aga korras partnerit on väga palju optilisi, aga see teine punkt, mille sa välja tõid, et kas tulevikus näiteks masinad suudaks ise anda seda infot, siis... Auto ju mõõdab kogu aeg sul haardegust ja juhib oma ABS ja asju. Siis tegelikult täna see on täitsa, kuidas öelda, reaalsus, mis ei ole väga kaugel, sest meil on tegelikult Tallinna ringtee ITS projekt, mis on eelmine aasta lõppes. Seal tegelikult on valmidus olemas selleks, et meil on taristu, millega siis need targad autod suhtlevad. Ehk siis näiteks, kui sul on tark masin, millel on võimekus siis suhelda taristuga ja teiste masinatega, siis tegelikult see info, kui meil oleks nüüd platvorm olemas, oleks võimalik täiesti koondada. Et see võib olla täiesti nagu tuleviku teema ja see oleks nagu hindamatu info, kui sa ütlesid nagu 50 000 autot on ju iga päev jutumärkis patrulliks. See teeks tegelikult teenust palju paremaks, aga see ei ole nagu, ma arvan, see ei ole tohutult kaugel. Me oleme nüüd rääkinud siin pikalt riigiteedest, aga tegelikult on ju ka kohalikud omavalitsused, mis vastutavad siis selle eest, mis toimub linnades sees. Et kas midagi on siin erinevat selles, et mis linnades tehakse ja mis tehakse riigimaanteel. Et nii palju, kui ma niisama peaks pakkuma, siis nii-öelda seda bussitasku lükkamist on linnades oluliselt rohkem, plus linnades on ilmselt veel seda lume äravedu, aga kas midagi nagu tehnoloogias põhimõtetes on ka teistmoodi? Jah, eks seal omad nagu eripärad on, et kindlasti natuke teades ka COVID tausta, siis juba näiteks see, et kuidas need lepingud on kindlasti üles ehitatud on nagu erinevad, et COVID-e puhul räägime ikkagi väga ütleme kõvasti piiratumatest ressurssidest. Aga need lepingud COVID-el on, kas on mingi standard või igaüks vaatab ise, et kuidas teeme? Pigem on ikkagi see, et see oleneb sellest kompetentsist, mis seal COVID-is on, aga tihti peale, ma tean üks formaat, mida ma olen kuulnud, on ka see, et kasutatakse ka sellist tunnipõhist siis lepingut, et COVID-is ütleb, et näed, et mine nüüd sinna, lükka ära, nii palju tunde ja tee palju jaksad, et siis seda eelarvet kontrolli all hoida, eks ju. Aga muidu, kui me räägime näiteks suurtest omavalitsustest, siis
no Tallinna, Tartu, Pärnu ja nende Narva puhul, mis iganes suurte linnade puhul, ega seal see väga nagu ei erine, et lihtsalt nagu sa ütlesid ka need tingimused erinevad, eks ju, me ei räägi siin kiirsahkamisest, et 70-ga paneb sahk läbi linna, et seda ei saa olla, on ju. Aga võib-olla ma arvan, mida linnas on ka, kuidas öelda, mida linnas nagu rohkem vaadata, on võib-olla just see, et vaata linnas on rohkem tõuse, keerulisemaid kohte, suuremad nagu liiklussagedused, et noh, maante peal nagu enam-vähem hajub ära ja no meil ei ole ka siukseid tõuse, on ju, võta näiteks, ma ei tea, Kadaka viadukti tõus on ju seal näiteks Tähetorni ristil on ju, et noh, kui see nagu sul see jäässe läheb, siis sul tegelikult on, ütleme ausalt, see on jamana. Jah, on ainult padaorg. No jah, tõsi, see on... Aga selles mõttes, see näitab, et tegelikult on ju kõik hästi, kui me seda ühte mingi 15 aastat tagasi juhtunud asja siiamaani toome välja, kui Eesti suurimat talvist sellist... ma ei tea, katastroof. No võib öelda, pärast seda pole nii suuremahulist ju kinnistumist olnud vist. Kindlasti jah, nii suurt ei ole, aga eks neid tuleb, ma olen ise istunud ka. Neid võib tulla jah, aga kui öelda, on mitu talve olnud nagu olukordi, kus see on potentsiaalselt olnud võimalik. Aga õnneks me oleme nagu kõvasti õppinud sellest ja oleme jõudnud sinna, et me ikkagi täna suudame seda ennetada, et on näha, et see võib tekkida. Aga täna jah, ma julgeks väita, me oleme tublid ja korrasööpartnerina samamoodi hästi reageerinud ja me ei ole lasknud selle asjal nii kaugele jõuda. Nii-öelda, kas ma ütlen, operatsiooni või see staap on, kes talvel siis, ma ei tea, nähakse, et siin on, ennustatakse tohutuid lumetorme, siit-sealt tuleb, siis istutakse öö läbi nagu siis mingi nagu juhtimiskeskus nagu action filmis, tuluksed vilguvad, saadetakse käsklusi. Kas me juba peame sõjaväe appi kutsuma või ei pea? Et kes seda siis juhtima hakkab? See on väga hea küsimus, et no ma võin tuua näiteks selle aasta jaanuari näiteks, kus seal, mis seal oli 11, 12, 13 jaanuar, kas mis algus oli üks väga kõva nagu lumetorm, mis lõikas nagu üle Eesti. Et noh, näiteks tol, kuidas öelda, perioodil oligi see, et ega siukse koordineerimisega ongi seotud, noh näiteks ma julgen väita Transpordiameti poolt siuke 20-25 inimest ja tol hetkel oligi see, et noh, sa vaatad need ilmaolusid ja me tegimegi ka nädalavahetuse neid briefe, hommiku 8 laupäeval tõusid üles, koondasid seda, kuidas öelda, üldpilti Eestist ja et selles mõttes, kuidas öelda, et see tervikpilti hallates ja tõepoolest, et küll olid kõik Teamsis ja oma kodus ja päris siuke põnevusfilm nagu võib-olla selles mõttes ei olnud, kui sa hommikumäntlis istud seal hommikul, aga kindlasti jah, see kui öelda, kas see tase on, ma arvan, väga palju tõusnud, et just selleks, et kui öelda, see operatsiooni juhtimine oleks konkreetne, sest mõnes mõttes me räägime ju nagu kriisijuhtimisest. Ja samas see ei ole lihtsalt see kriis, et tee on libe või lund täis, et seal taustal on ju päästeamet, elektrikatkestused, mis kõik muud asjad kaasnevad selliste olukordadega. Täpselt ja see on väga hea, kuidas öelda, point sulle, et tegelikult kui me räägime, me tundub, mis see siis tee on, et tee on ju, aga kui me räägime nagu riigiteede hooldusest näiteks ka siuksel talvisel ajal, siis sellega on ju kõik seotud. Kõik on. Kui me räägime tarneahelatest, kui me räägime politsei, pääste, kiirabi, ligipääsemist, keegi sünnitab kuskil Kapa-Kohilas metsas, sul on tee lund täis, see kiirabi ei jõua selle inimeseni. Et tegelikult see tundub nagu iseenesest mõistetav, et teed on lahti, aga kui me räägime näiteks kriisi ajal veel kriisist, siis see asi võib võimendada. Et ma julgen väita ka seda, et kindlasti see Ukraina kogemus on ka nagu Eestit, meid nagu aidanud selles, et me mõtleme täna kaugemale, et me ei mõtle ainult sellele, et lund sajab, lükkame ära, vaid me mõtleme ka selles võtmes, mis juhtub siis, kui midagi juhtub. Et täna kindlasti see pool on ka väga, väga suur ja kindlasti anname ka selles poolt oma panuse, et me oleks nagu võimalikult paljudeks asjadeks valmis ja mängime neid ka tihtipeale isegi läbi, et siis nagu harjutada. Kuidas märku anda, et ma saan aru, et see on 12 tundi, kas on, ma ei taha nüüd kutsuda üles kõiki kogu aeg helistama, aga kuhu, ma ei tea, sul ongi mingi üritus, ma ei tea, sul on mingi tulemas kuskil mingi laste ekskursioon ja et vabandust, kas saaks tulla hästi sõbralikult, ütle, et kuulge, mul on siin nagu, mul tuli siin miniloomaeda, tuli nagu 50 buss lapsi, aga nad ei saa koju enam, et kuhu sa helistad, mis sa teed, kui sa hädas oled? Või sa oled oma autoga tõesti heas tahtes mitte ei eiranud kõiki hoiatusi, vaid sõitsid metsa vahel ja nüüd on niimoodi, et see on see, et vaal ja sa oled seal kinni ja sa tahaks nüüd kellelgi päästeametile annad teada. Ja kui me räägime liiklusõnnetusest, siis ilmselgelt... Ei mitte õnnetusest, vaid sa oled nagu, sa ei saa enam edasi, sa ei saa tagasi, sind peab keegi päästma tulema.
selles osas ikkagi 1247 on meie see üldnumber, kuhu siis kõik siuksed ettepanekud, mured on nagu teretulnud, et sealt liigub see väga ruttu juba hooldajateni ja nii palju kui minu praktika on ikkagi näidanud, siis riigiteede hooldajad on täitsa toredad inimesed, et kui need probleeme tekib, siis kui öelda, ka nemad on selle eest väljas ikkagi, et need probleemid nagu laheneksid võimalikult kiiresti. Nii et selles mõttes sinna helistades see info või siis just kiiresti. Ongi parem, kui inimesed teavad seda 1247, kui sa oled lihtsalt kuskil kinni, mitte sa ei hakka Päästeametit, et nad tulevad siis oma autodega, siis on nemad kinni, et kui sul tegelikult ühtegi probleemi ei ole, sul on autos soe, sa istud seal lumevaalus, et siis pigem proovid, et äkki tuleb sahk ja lükkab puhtaks ja siis saad juba ise edasi. Jah, see on nagu hea variant ja tihtipeale vahest jagatakse ka nagu otsekontakte, et see info liikumine oleks kiirem, aga tõepoolest sa tõid nagu hea pointi välja, et kui me ikkagi talvisel teel liikleme või liikleme oludes, mis on ütleks üle keskmise nagu ekstreemsemad, et siis kindlasti tasub olla valmis, et mõni snäkk autosse, mõni tekk, natuke vett, tegelikult tundub nagu siuke triviaalne asi, aga sa kunagi ju ei tea, kui ilm on halb, sul on vaja see sõit teha, me ei tea, vaata. Vahest saad loobuda, aga vahest sa tõesti pead minema, siis vähemalt ole valmis selleks, et sa võib-olla oled mõne tunni kauem seal autos tegelikult, eks ju. Me räägime labidest, me räägime, eks ju, puksiirköiest, krokodill, mida rohkem seda uhkem, et sa ei saa ilmselgelt terveks nagu, ma ei tea, maailma kriisideks valmis olla, aga just nagu võib-olla mõelda ka ise kaasa, et juhul kui vaata. Minul on alati labidas kaasas pärast seda, kui ma 10 aastat tagasi kodust kilomeetri kaugusel jäin nii paksu lumme kinni, tavaline tee, kohaliku omavalitsuse tee, jäin lumme kinni, siis ma jätsin selle auto sinna käima ja kõndisin kilomeetrit, tõin labida ja siis kaevasin ennast sealt välja, kuskil mingi 50 meetrit kaevasin välja ja sain minema sõidus. Pärast seda on labidas kogu aeg kaasas. Ma arvan, et igal eessel on vast siuke lugu, et ta on kuskilt angest välja kaeval. Just täpselt ja ikkagi sellisest, purgaa ja sa sõidadki nagu tõesti, see oleks nagu kuskil, mis need džiipidega käivad seal põhjas ja teevad neid filme. Aga hea on öelda, eks ju, et kuulge, kui on öeldud, ärge minge sõitma. Aga siis sa ma ikka lähen. Ma panen siit läbi küll hooga. Ei ole hullu. Ei ole hullu, lähen hooga läbi küll. Seal on ka mingi uudisimu, mulle tundub inimestel tihtipeale. Mõnes mõttes, kas see on päriselt nii hull, nagu nad telekast räägivad? Et kuidagi vahest tundub ka niimoodi, eks ju. Tegelikult hästi hull on tihti see, et ongi need üksik, selline auto kõrgune vaal, et on hästi, see on see, kuidas see tekib see, kus need tuulekoridorid lähevad. Jumala puhas tee ja siis on üks hetk istud seal põhja peal kinni ja ei lähe edasi, ei lähe tagasi. Ma ei tea, on sul Martin veel, meil on siin pärast hea jutt jookseb, nii... Ma arvan, et teeme kohe teise saate veel siia otsa, aga ei, tegelikult mul said sellised kriitilised küsimused, mis said otsa. Et jah, et soolast me niipea ei pääse kindlasti, kui just ei tule kliima külmenemist, et me saaksime sõita ilusti kogu aeg lume peal. See Soome mudel meil ka hästi ei tööta, aga... Jääb siis nii nagu on, jah? Jääb siis nii nagu on, eks tuleb endal ka natukene ettevaatlikumalt käituda. Ja see on kindlasti üks asi kindlasti, et ikkagi ei tasu eeldada kokkuvõttes nagu midagi, et tuleb näha, et mis tee peal on. Jah, tõepoolest ja paneks ka tõesti inimeste südame, et ma siiski pean Eestit nagu Põhjamaaks, et meil seda talve nagu kipub olema ja kuigi seda on mämmutatud väga palju, ma olen nõus, aga häid asju tuleb ikka korrata, et tõesti nagu arvestagem teistega, arvestagem ka sellega, et lumesahk, kes sul ka vahest sinna tee peale ette satub, kui sa teda vahest näed, eks ju, nagu on levinud arusaam, siis anna talle asu ja las ta teeb oma tööd, eks ju, sest ma ütlen ka, neid elulisi näiteid on väga palju, kus kiirustades tõesti neid õnnetusi võib juhtuda, nii et arvestagem nendega, kes siis, kuidas öelda, seda teed aitavad paremaks teha talvel ja arvestagem ka teiste liiklejatega ja pidage meeles seda, et kui välja lähete ja on oht, et võite kauemaks jääda, siis kindlasti valmistage ennast nagu ette. Okei, aga suur tänu, et tulid. Suur aitäh. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.